Triipkood Sumo maadlus. Eelmises videos saime teada, mida teeb Edisoni triipkoodi programm põrku piirilt. Selles osas kasutame valmisprogrammi, kus Edison muutub Sumo maadlejaks. Sumo maadleja oskused annab talle kõhu all olev joone järgimise andur ja takistuse tuvastamine infrapunaleedide ja infrapunaanduri abil. Valmiskoodi sisselaadimiseks läheb meil vaja töölehte number 7. Olemegi jõudnud viimase valmisprogrammini, enne kui asume ise Edisonile EdBlocksi abil programme looma. Siin läheb meil vaja 2 Edisoni, kuid kui sul on olemas üks Edison, võid teiseks Sumo-maadlejaks panna ka näiteks Edisoniga umbes samas kaalus oleva mänguauto või Lego klotsidest ehitatud kuju. Katsetame valmisprogrammi, mille saame sisse laadida, sõites üle töölehel 7 asuva triipkoodi. Töölehe saad välja printida selle sama video juurest. Mida see programm teeb? Aseta robot enne käivitamist musta joonega ümbritsetud sumoringi serva sisse. Peale käivitamist hakkab robot otse sõitma, kuni jõuab musta jooneni ja pöörab sealt tagasi. Samal ajal otsib robot takistust ja kui ta seda märkab, siis suurendab Edison kiirust ning püüab vastase ringist välja rammida. Programmi lõpetamiseks tuleb vajutada Edisoni 4-nurksele nupule. Enne programmi robotisse laadimist joonista paberile või märgi musta teibiga põrandale ring, milles sumovõistlus toimuma hakkab. Kui sa teed liiga väikese ringi, ei mahu robotid seal ringi sõitma ja kui liiga suure, siis ei leia robotid üksteist ülesse. Pea meeles, et musta joone laius peaks olema vähemasti 1 sentimeeter. Võid ka Edison ja Lego klotsidega kaunistada ja niimoodi neile natuke kaalu juurde anda. Alustame programmi paigaldamist. Veendume, et robot on sisse lülitatud. Veendume, et Edisoni punased leedid vilguvad. Asetame roboti triipkoodi ette. Vajutame järjest 3 korda ümmargusele nupule. Käivitame programmi, vajutades 3-nurksele nupule. Vaatame, kas robotid saavad võistlemisega hakkama. Katkestamiseks vajutame 4-nurksele nupule. Programmi tööpõhimõte on nüüd selge ja õige aeg välja mõelda mäng, kus seda programmi kasutada saaks. Mängu nimi on Suur sumovõistlus. Seda saab mängida, kui on vähemalt 2 Edisoni robotit. Eesmärk on välja selgitada võitja. 2 robotil on omavahel 2 katset, kui üks robot võidab 2 korda järjest, või 3 katset, kui esimesed 2 katset jäävad viiki. Kui on vähe aega, võib panna ringi võistlema ka rohkem kui 2 robotit. Viiki jäämiseks on vaja määrata aeg, kui kaua üks sumomatš kestab. Enne kui alustad väljakutsega, pane tähele, et selle koolitusosa lisamaterjalide juurde on lisatud ka A4 leht, kus on peal kõik 7 erinevat selgeks õpitud triipkoodi. Prindi see välja ja saad seda mugavalt mängimise juures kasutada. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Prindi välja tööleht number 7 ja laadi Edisoni sisse triipkoodi all olev valmisprogramm Sumo-maadlus. Kui sul on 2 Edisoni, korralda neile võistlus. Kui sul on 1 Edison, vii läbi treening, kus Edison harjutab piisavalt raske legodest ehitatud kuubikuga. Kuidas sinu Edisonil sumo välja tuli?